ausalt öeldes ma tõsiselt alahindasin, kui lihtne on leida 36 diffrit ja kui palju see maksab. See ei ole nii lihtne ja nii odav, kui ma ootasin. Aga muud asjad vaikselt edenevad. Siin on mul üle raskem teine üks pakk mingi suure musta asjaga. Vaatame pärast, mis siin on. Neid 2 tükki tegelikult ja mingi väike jönn oli veel seal. Ja siis tegeleme vaikselt BEM-iga edasi. Aga kui me juba siin oleme selles autos, siis vaatame korraks ühe asja üle. Kui sa seda videot oled näinud, siis sa tõenäoliselt mäletad, et eelmine aasta ma värvisin oma auto üle. Kuskil siin on mingi video, kui näinud ei ole, siis minge vaadake. Aga nüüd ma ei ole seda autot terve talve näinud ja täitsa huvitav on kohe näha, et mis seisus on see ise 4 päevaga kiirelt põllu peal tehtud värv peale talve, nii et vaatame, kas tuli roostet välja ka. Ausalt öeldes, kuidas see kaugelt välja näeb, mulle täiega meeldib. See hall ja need punased väiksed lisad kuidagi istuvad üli hästi. Praegult on küll talve väljade all, nii et ärge pange tähele seda ballooni rehvi, aga kaugelt on päris hea minu arust. Tagant on ka päris hea. Katus oleks võinud ainult ka mustaks teha, aga ei jõudnud sellega tegeleda veel eelmine aasta. Aga niimoodi vaadates näeb ju päris viisakalt välja minu arust. Video pealt on vist isegi veel parem kui tegelikult. Ega nagu näha oli, eks ma taga mingeid värvivigu tegin natukene ukse peal jäi voolama ja siit roostetas veits kuskilt, siis ma tegelikult pahtlit ju ka ei pannud, nii et natuke probleeme on, aga kõvasti etem kui see, mis ta enne oli ja üllataval kombel roostet ei olegi väga palju välja tulnud. Vaadata siis siit ukse nurgast on natuke tulnud. Need ukse ümbrused olid eriti hullud. Siit on ka natukene tulnud. Tagumised ka, see on mingi tavaline värk nendel selle aja Volkswagenitel ja siis mingid kohad veel siit alt. Ega ma ju tegelikult talle mingit rooste tõrjet otseselt ei teinud, lihtsalt lihvisin maha nii palju kui sai ja lasin krundi peale ja lihtsalt värvi peale. Tagantpoolt luuk oli roostes, siin ei ole midagi, see näeb täitsa decent välja ja siit poolt on ka ainult see tagumine uks. Üllataval kombel see juhi uks, mis oli kõige hullem, ei olegi, okei, siit alt natukene on, aga ei olegi väga hulluks läinud ja tiivad olid ka sealt alt poolt, nii et ma ei ole küll sinna vaadanud, mis seis seal on, aga nagu üldiselt pilti vaadates see näeb ikka väga hea välja. See, mis ta enne oli ja mis ta praegult on ju see, et läks 4 päeva aega, et võtta see lahti, värvida ja kokku tagasi panna mingi üle jaanipäeva, kui ma olin veel natuke haige ka, siis päris äge tegelikult ja nagu see ikka veel elab. Selle asja eesmärk oligi seda veel paar aastat elus hoida ja natukene ilusamaks teha ning ma arvan, et see saavutas oma eesmärgi, et päris äge tegelikult. Jätkame. Aga vaatame korraks, mis mul on siin taga. Mul on üks suur pakk, siis mul on teine suur kile ja kuskil oli mingi väike ka ja siis on üks siuke väike. See on Vanose Volla 36-le. See läheb vahetusse, sest et see päris jubedalt lekkis ja see maksa mitte sittagi ja seda on väga lihtne vahetada, nii et vahetage oma Vanose Vollad ära, kui teil lekib. Siis on siin õõtsad. Tea, kas ma hakkan mu ühe teen lahti. ...36 õõtsad. Ma ei ole kunagi 36 õõtsa vahetanud. Minu BEM-il on see täiesti läbi, aga tundub suht sama nagu 46, nii et tõenäoliselt midagi keerulist ei ole. Need vahetame ära. Isegi mingi õpetus on kaasas ja võiks olla juba päris hea. Uinikoilik pole kunagi nii palju kaalunud enne. Aga enne kui me läheme tegelema BEM-iga, siis vaatame üle, mis mul siin pakis on. Uued koilid BEM-ile, muidugi Max Speeding Rootsi poolt. Koilide link
on all descriptionis. Siin on ka mul camperarmid, aga vaatame koile enne. Kasutate Max Speeding Rootsi lehel sooduskoodi JOSS, siis saate ka soodukat. All descriptionis on kirjas täpselt kui palju. Nii, aga tegemist on siis Max Speeding Rootsi kõige vingemate koilidega. Need on Max Speeding Roots T7. Näitame lähemalt ka. Päris ägedad näevad välja. Camber plate'id ja softnessi, hardnessi saab regullida. Mul varem ei ole neid olnud. Eelmised, mis mul olid T6-d, mis ma neilt sain. Ja need olid üllatavalt mõnusad tänaval sõidus, nii et ma nagu eriti ei kartnud neid tellida. Ja huvitav ongi näha, kas T7 on siis parem. Tagumised. Vedru ka, kui me juba nii kaugel oleme. Vedru ja regullimiseks kõrgusel või jäikusel või mis iganes. Oota, ma ei tea, kummad pidi see nüüd käib. Vaatame tagumist amorti ka. Siis saame aru. Ja tagumine amort on siis ka kõrgusega reguleeritav ja softness, hardness samamoodi nagu esimene. Nii et mul on päris huvitav kohe näha, milline see auto nendega on. See tähendab, et täna me neid küll alla ei paneme need alla tõenäoliselt järgmises videos. Kaotasin oma noa ära. Ma panin noa kasti. Ja vaatame camperarme ka. Neid ma olen kasutanud, need on samasugused nagu kõik eelmised. Ja kuna need toimisid ilma probleemideta ja mõnel autol kestsid päris mitu aastat, siis ma ei kartnud ka neid tellida. Ma ei tea küll, miks ta punased mulle saatis, aga savi, sellised. Keskmist 100 krutid, siis saab siit keerata neid pikemaks, lühemaks ja see lükkab siis seda ratast välja poole või toob sisse poole. Nii et suur tänu Max Speeding Rootsile. Need lähevad PEM-il alla ja eks ma siis annan tagasisidet, kui hästi nad töötavad, kui head nad on. Nii et jätkame. Pered selle kõrtsi kasti tagasi panema ja veits koristama, sest tuli igast nüüd pudi välja. Veel pole väsimise plaani, liigun vaba käigul mööda magistraali. Woofer peksab vastu kõrva membraani, siin E39 ja Barbatsaani. Veel pole väsimise plaani, liigun vaba käigul mööda magistraali. Woofer peksab vastu kõrva membraani, siin E39 ja Barbatsaani. Puhast ongi, päris hull oli teine mingi sinine koililaadne toode on ka siin all. Ja õõts on siin taga, see siit otsast oli läbi, nii et pean selle, tundub suht lihtne, siit alt ja siit tagant lihtsalt välja tõmbama ja siis siit poldi lahti keerama. Ma arvan, et saab hakkama. Pole esimene kord, kui ma seda teen, nii et vahetame see kuradi õõtsa ära. Just kuupäevad vahetusid, kui sul on probleeme, mul on lahendusi. Olen olemas, kui olukord on leige. Vastan kõnedele 24/7. Kus on asukoht? Linnast 5 kilti. Tulen siis, kui näitab Waze -5 mint. Ausalt öeldes. Olukord ei ole kiita. Sain kõik mutrid ilusti lahti, tagumised poldid sain ka ilusti lahti. Aga vana hea, õõtsad ei taha välja tulla, on ju. Ennegi päris palju jamanud nendega, siis mõtlesin, et mässan siin sellega. Ja panin siia veits kangi vahele ja veits leverage'it ja kus see on eesti keeles? Igatahes. Panin siia kangi vahele ja surusin igat pidi ja kuradi kujutad ette või? Amort läks pooleks. Või midagi läks amordises pooleks, nii et see kukkus siuke plõksti alla ja vedru on nüüd lõdva ja siis kui liigutada seda, siis see pulk, mis siin sees on, käib edasi-tagasi. Ta peakski käima, aga nagu midagi läks katki lihtsalt. Nii et
äkki tegelikult ei läinud ka, kui ma nüüd mõtlen. Sest see on suht kõrgeks keeratud. Ei ole ka. Midagi läks ikka katki. Igatahes, tuled, teed natukene autot siuke 20 minutit või mõne tunni ja kott pime ja igatahes ja et mul uued amordid olemas on, mis ma teile näitasin. Nii et mul oli plaan, et see video, kuna mul eelmine nädal videot ei tulnud, et ma panen selle kolmapäeval, aga nagu näha, siis asjad lähevad veits teistmoodi. Ma natuke mõtlen, mida ma teen, nii et ma loodan, et teil on kõigil kena pühapäev täna või mis iganes päeval te seda vaatate, nii et jätkame. Liiga aeglaselt ma ei tule eal, olen nagu Shaqi vaba vise, ainult et hea. Pole aega, et väsida veel. Elu on lühike, peagi läbi saab see. Aga kuni vuufri värinad sees, vara äratage mind ja kõik ära ma teen. Ja peas ühtki mure pole ja kui sul midagi on vaja, siis ma tulen kohe 10 minutiga raadil või veerikul. Kliendi rahulolu garanteeritud. Mõlemad esimesed otsad on nüüd käes. See on vana, kui tarvi saanud. Ja see on uus. Siin tuleb veel see Stabika kondi junn ümber vahetada ja siia külge ja saab need tagasi panna. Väga palju oli kasu sellest aparaadist, mis ma Tempost ostsin. Vana ja Jasperi kang. Nii et ma arvan, et ma võtan nüüd amordid ära ja siis paneme õtsad külge ja siis järgmine kord saame panna uued amordid külge, nii et vaikselt edeneb, tuli ikka korralikult kangutada ja noormilt haamriga peksta, aga sai kätte. Algust on lootuseta, aga tegelikult ei olnud nii hull, nii et lähme edasi. Veel, mis oli minu jaoks suur üllatus, on see, et siin olid Strongflexi esimesed õtsapuksid, nii et täiesti korralikud asjad, need ju ei saa kunagi, need väga ei sure ära ka, nii et lähevad need tagasi. Väga hea, jätkame. Veel pole väsimise plaani, liigun vabakäigul mööda magistraali. Puufer peksab vastu kõrva membraani, siin E39 ja Barbatsaani. Veel pole väsimise plaani, liigun vabakäigul mööda magistraali. Puufer peksab vastu kõrva membraani, siin E39 ja Barbatsaani. Amordid on nüüd käes. Midagi kukkus. Nagu näha, siis midagi läks lappesse selle poole amordiga. Mul oli õigus, kui ma seal pimedas istusin ja masesin, et midagi on lappes, see vist ei tohiks niimoodi teha. Ja siin on, ma ei teagi isegi, mis firma omad need on. Teate, Max Speeding Rootsid, mingid ülivanad. Nii et see ei ole ka isegi regullitav, nii et see on veel eriti vana Max Speeding Roots. Wow. Nii et kui keegi tahab endale, ma ei tea küll, mida nendega teha või keegi tahab neid camberplate'e, siis kirjutage. Saate Tallinnas järgi tulla, annan tasuta ära. Nii et väga hea. Vanad Maxid välja ja uued sisse. Jätkame. Sooduskood on JOIS, on all descriptionis, nii et kui tahate ka Max Speeding Rootse, siis ei jäta raha paari, kõik valan paaki. Laadi taadi, tule istumuse taani. Ütle kella aeg ja koht, taga ruumi vähe, seal on vennad Hekler ja Koh. Jälle ma mingi lõpetan full kott pimedas, aga nagu näha on, siis mustad õõtsad on seal all nüüd, punaste ketta või nende supportidega isegi istub, teisel pool ka, siin on vanad, teisel pool on ka all, nagu näha, siis seisab hetkel pukkide peal siin niimoodi. Aga alla läksid nad suht kerge vaevaga õnneks, et midagi hullu ei olnud. Siin nad on, järgmisena tuleb amordid siia panna ja siis tagumised ja siis diffriga tegeleda, nii et asi vaikselt edeneb. Õhufiltri võtan ka koju kaasa ja pesen selle puhtaks, nii et
ma loodan, et teeb asju paremaks. Ärge mu naisele öelge, et ma seda kodus vannis teen. Teate, ma editin praegu seda videot ja ma taipasin, et seal olid 46 õtsad all, mitte 36 õtsad. Enne kui ma tellisin need õtsad, siis ma isegi ei vaadanud põhimõtteliselt neid, ma olin neid alt ühe korra näinud ülevaatuspunktis ja ma tellisin, ma mõtlesin, äge, musta värvi otsad, see on palju ägedam kui need hallid on ja siis ma tellisin need ära ja siis kui ma hakkasin neid alla panema, ma vaatasin, et need puksid on ju, et mis ma seal näitasin, need kollased, need kuidagi ei istu väga hästi. Ma vaatasin, et aga eelmistel otsadel on natuke suurem see. Mõtlesin, et äkki nad panid sinna 2.8 otsad alla, mitte 2.0 omad on ju. Mõtlesin, et okei, no savi, ma panen need 36 otsad või need 3.2.0 otsad siin alla ja siis ma praegult editasin ja vaatasin seda ja mõtlesin, et kurat, need näevad väga välja nagu 46 otsad. Ja siis ma mõtlesin, et fuck, need on 46 otsad, mis seal all on. Ja ma mõtlesin, et kuna ma tegin seal veits, leiutasin, et need 33 otsadel on see puksi osa, metallist osa on natuke väiksem kui 46 oma, siis ma natuke leiutasin seal, et ta sinna ilusti istuks, et ta ei loksuks seal on ja siis ma mõtlesin, et see tähendab, et ma pean need kunagi uuesti ära vahetama, sest et see leiutis, mis ma tegin seal tõenäoliselt väga kaua ei kesta ja siis igatahes ma nüüd tellisin 46 õtsad, nii et ma panen 46 õtsad ka sinna ikkagi tagasi, uued lihtsalt korralikud. Ehk kogu see asi asjatu ei olnud selles suhtes, et sain vanad õtsad kätte on ja ma sain need ära vahetada vähemalt. Et uutel põhimõtteliselt ma pean lihtsalt keerama mutrid lahti uuesti ja lihtsalt tagasi panema, nii et see asjatu ei olnud, nii et ma saan selle ära teha, kui need kätte saan, nii et järgmine video siis on järgmine pühapäev, seal on juba tõenäoliselt kõik 4 amorti all ja vaatame differ vaetatud, ma loodan, et ma jõuan differi vahetuseni ka, sest et mul on nii palju aega, kui mul põhimõtteliselt peale tööd päevavalgust on, nii et aga tänaseks kõik ja like, share, subscribe ja fucking järgmine kord. Veel pole väsimised plaani, liigun vabakäigul mööda magistraali. Puufer peksab vastu kõrva membraani, siin E39 ja Barbatsaani.